eks meil kõigil on mingid unistused nagu. Kellel on suured unistused, kellel on väiksed unistused. Ma ei tea, mõned on mingi maailma muutvad unistused, mõned on mitte midagi muutvad unistused. Minu nagu selline põhimõte või seisukoht on, et kuni see unistus kellelegi otseselt haiget ei tee, siis ei ole mitte kellelgi õigus seda unistust kuidagi arvustada või kritiseerida. See on sinu unistus ju. Mul üks sõber ütles mingi hetk, et unistuse täitumiseks pead sa hakkama kohe praegu siin elama nii, nagu see unistus oleks juba täitunud. Põhimõtteliselt nagu, et sa pead praeguses elus tegema ruumi sellele uuele elule. Ja mina arvan, et paremaid juhtnööre mingisuguse unistuse täide viimiseks polegi olemas. Kui sul on unistus, siis alusta kohe täna selles nii-öelda praeguses elus. Manifesteeri, ma ei tea, eesmärgista, mida iganes. Sest et kõik on muutumine. Kõik liigub. Ja ainult paigal seistes sa tunned, et asjad lähevad sinust mööda. Nii et ma ei tea, miks paigal seista? Milleks? Liigu. Liigu edasi. Tere! Väga meeldiv, et olete siia kanalile sattunud. See siin on 911 Hamlet autoprojekt ja mina olen Metsakutsu. Ma loodan, et see on esimene ja samas ka viimane osa, mille ma pean filmima üles siin oma toas, et järgmised osad kindlasti tulevad loodetavasti siis autos või garaažis või töökojas või kuskil mujal. Autoprojekt 911 Hamlet on põhimõtteliselt minu mitu aastat töös olnud unistus, mille ma kavatsen siis video ja fotoformaadis üles filmida ja üles pildistada. Lühidalt kokkuvõttes siis mul on tükk aega olnud unistus omada Porsche 911 ja ma kavatsen selle unistuse sellel aastal teoks teha ja kogu selle unistuse siis saavutamise teekonna üles filmida ja pildistada. Kindlasti otsige Instagramis üles @911 Hamlet, kus kogu selle sama autoprojekti igapäevane kraam hakkab voolama, kus on siis kogu see protsess, ütleme selline vahetum materjal sellest protsessist igapäevaselt üleval. Loomulikult tekib õigustatult kohe küsimus, et miks mingi inimene, kellel on soov endale mingi auto osta, ei korjanud endale raha kokku ja ei läinud lihtsalt, ei ostnud seda autot, vaid ta on otsustanud sellest mingisuguse farsi korraldada. Aga minu jaoks see autoprojekt on 50% autoprojekt ja 50% video ja fotoprojekt. Ma tahan saada kaamera käsitlemisel paremaks, ma tahan õppida filmimist, ma tahan õppida kaamera tehnilisest poolest, et minu jaoks on see projekt pooleldi ikkagi nagu selline loovprojekt. Sellepärast ma olen otsustanud ka sellest autounistuse täitumisest sellise videopäeviku teha. Ma tegelikult päris mitu korda mõtlesin, et lahe oleks lihtsalt see unistus ellu viia ja mitte kellelegi öelda ja lihtsalt vaikselt oma ette lihtsalt selle saavutusega elada. Aga ma sain aru, et suurem osa sellest autokultuurist minu jaoks ongi autode pildistamine ja filmimine ja minu jaoks oleks üsna igav endale osta Porsche 911 ja seda mitte pildistada ja sellest mitte mingisugust videopäevikut filmida, et minu jaoks ongi pool lõbu see kogu asja dokumenteerimine. Ja siis ma kohe mõtlesin ka, et kui ma seda niimoodi sellisel kujul teen, et siis oleks ju tark kohe igasugust erinevad koostööpartnerid otsida ja siis ma olengi nüüd päris mitu kuud ühendust võtnud erinevate inimestega ja proovinud neid meelitada siia projekti sisse ja mul on päriselt ka mega hea meel, et esimesena kohe Porsche Classic oli sellega nõus. Rääkisin neile, et siuke mõte ja nad olid kohe, et väga lahe, hakkame tegema. Nii et suur tänu Porsche, ilma selle sõnata ilmselgelt seda projekti üldse ei olekski sündinud. Teiseks loomulikult Inbank, kes nagu põhimõtteliselt esimesest päevast kohe, kui ma neile kirjutasin, olid nagu, et davai, saame kokku, räägime asjast, mis ideed on, mis mõtted on. Et jällegi ilma Inbankata ilmselgelt ka seda projekti ei oleks sündinud ja ma ilmselgelt ei oleks saanud üldse oma unistust täitma hakatagi. Loomulikult Photopoint,
kes andis mulle kaamera, mikrofoni. Üldse Fotopointiga ma olen nagu aastaid teinud koostööd ja nad alati rõõmuga kuulevad mu mõnikord head ja mõnikord ka mitte nii head ideed ära, nii et thanks Fotopoint. Võin kohe ära öelda, et mitte kellegagi nendest ei olnud see tänamise lõik siin kokku lepitud, ma lihtsalt ise päriselt tahan esimeses osas kohe ära öelda suur aitäh, ilma teeta tegelikult ka mitte midagi ei oleks toimunud ja ilmselgelt ma arvan, ma oleks sellest mõttest, seda mõtet kas siis edasi lükanud või siis üldse mitte kunagi selle unistuse teostamiseni jõudnud. Nii et tänu sellele, et need inimesed nende ettevõtete taga on mind julgustanud, on see asi kõik üldse minu jaoks võimalik. Aga nüüd ongi nii, et hakkan oma unistuste autot taga ajama, milleks on siis Porsche 911 Ma tahan, et oleks 4 vedu, ma tahan, et oleks automaatkäigukast. Stopp! Ära pane veel kinni. Ma tean, et päris mitu autovenda juba panid selle video selle peale kinni. Kuna mina päriselt ka suurema osa oma ajast sõidan selle autoga ummikutes, Ülemiste ja ma ei tea, ongi põhiline koht, kus ma seisan, on Tartu maantee ja Järvevana ristmik ja mu eelmine hobiauto kogemus BMW E30, mida ma 4 aastat ehitasin manuaalkäigukastiga, ütles mulle ka, Rainer, sulle ei ole vaja manuaalkäigukastiga autot. Miks minu unistuste auto on Porsche 911 Carrera 4 automaatkäigukastiga? Neid põhjuseid on mitu. Esimene põhjus selle auto story. 996 on selline Porsche kogukonna poolt üsna vihatud mudel. See on esimene Porsche 911, mis ei ole enam õhkjahutuse peal, vaid vesijahutuse peal. Hoopis teistsugused esituled, mis Porsche fännidele ei meeldi. Ja ühesõnaga seal on põhjuseid veel, aga lühidalt kokkuvõttes on selline jutumärkides underdog story, mis mulle väga südamelähedane on ja mis mulle väga sümpatiseerib selle auto juures. Teine põhjus, miks mulle meeldib Porsche 911 Carrera 4 automaatkäigukastiga. See on viimane 911 mudel, mis kvalifitseerub ametlikult Porsche klassiku alla. Klassiku alla kvalifitseerub Porsche siis, kui ta on olnud tootmisest maas vähemalt 10 aastat. See on selline Porsche enda tehase poolt paika pandud selline reegel. Kui su automudel on olnud tootmisest maas vähemalt 10 aastat, siis on ta ametlikult Porsche klassik, mis tähendab seda, et talle rakenduvad siis Porsche klassiku erinevad boonused ja soodustused. See on teine põhjus. Ja kolmas põhjus on see, et tänu sellele, et ta on selline natukene heidik ja tänu sellele, et ta ei ole niivõrd armastatud 911 mudel, on hetkel veel tema hinnad üsna mõistlikud. Kuigi nad on juba paar aastat uuesti tõusmises, hind on nii-öelda rock bottomis ära käinud, aga siiski veel on ta mõistuse piires minu jaoks, et ma olen võimeline seda autot endale soetama. Jällegi üks põhjus, miks ma näiteks automaatkäigukasti valisin, et manuaalkäigukastiga Porsche 996 on kõvasti kallim. Ehk siis kokkuvõttes minu jaoks on selle auto peal olemas kõik see, mida ma autost otsin. Ta on Porsche 911, ta on mõistliku hinnaga enam-vähem. Ta on piisavalt modernne, ta on piisavalt retro ja vintage, et seal on kõik täpselt õiges balansis minu jaoks. Peale erinevate Jaapani oksjonite, peale erinevate mobile, autoscout, ma ei tea, Läti, Rootsi, Soome, kõikide erinevate automüügiportaalide kammimist. Ühesõnaga täiesti juhuslikult auto 24 nägin ühel õhtul kuulutust ja sain automüüjaga veel kontakti. Ja õnneks oli auto müügis ja sellele samale autole me lähme järgmises osas tegema ostueelset kontrolli Porsche esindusse. Kas sellest saabki nüüd see minu auto? Ärge kellelegi öelge, aga jah, sellest saab see auto. Et hüppan natukene kronoloogiliselt, ütleme siis ajajoonel natukene edasi, et siis järgmise osa algus uuesti tulla natukene tagasi. Selle autoga on kevade jooksul plaanis veel päris mitu tööd. Loomulikult esimese asjana teeme ta korda, teise asjana täiendame teda natukene. Siis on paar väikest üllatust ka plaanis siin kevade lõpupoole ja ma olen 100% kindel, et tuleb mega õpetlik ja põnev teekond. Nii et tulge minuga kaasa, jälgige seda siit YouTube'i kanalilt, proovin neid videosid ikka siia laadida. Vahetumad kraami, nagu ma ütlesin, saab Instagramist @911hamlet. Nii et
ilma pikema jututa, siin on autoprojekt 911 Hamlet peategelane, Porsche 996 Carrera 4. Aitäh, et vaatasite ja kohtume juba järgmine kord. Ma olen alati tahtnud need autol katet maha tõmmata, nii et täna siin on võimalus.